Noorte Töömaleva 30. juubeliaastale pühendunud podcasti 6. episoodi. Mina olen Liisa, Tartu Noorte Töömaleva aktiivist. Ja mina olen Helene, Tartu Noorte Töömaleva staabist. Täna räägime ühest üsna ebaharilikust teekonnast malevas, kus meie külaline on olnud nii malevlane, on olnud maleva koordinaator, on olnud rühmajuht ja nüüd on ka maleva staabis. Tere, Maarja! Tere! Enne kui me lähme teema juurde, siis meil on väike soojendusmäng sulle. Nonii. Siuke väike see või too mäng, et mis sa valiksid? Rühmajuht või koordinaator? Rühmajuht vist. Aga malevlane või rühmajuht? Rühmajuht. Töö väljas, otse põllul, no mitte sõna otseses mõttes põllul, või korraldustöö tagatubades? Korraldustöö tagatubades. Planeerimine enne suve või probleemide lahendamine suve jooksul? Ma ei tea. No kui peab valima, siis planeerimise äkki võtan. Suur vastutus või rohkem vabadust? Suur vastutus või rohkem vabadust? Yeah. Rohkem vabadust. Kas sama rühm terve suve vältel või erinevad rühmad terve suve vältel? Erinevad rühmad oleks päris äge, kui saaks niimoodi. Kas kõik läheb plaanipäraselt või lahendame jooksvalt asju? Kõik läheb plaanipäraselt, palun. Tundub, et Maarja teab, millest ta räägib. Aga lähme siis täitsa algusesse tagasi. Kuidas sina jõudsid malevani? Kas Tartu Noorte Töömalevani? Lähme veel ajas tagasi. Kuidas sina jõudsid esimest korda sellise sõnani nagu malev? Jah. Mina olin noorena sellises noorteklubis nagu G4S noorteklubi. See oli, ma enam väga detaile ei mäleta, aga Tartus ja Tallinnas oli kindlasti see klubi. See kuulus siis, alguses oli see Falk noorteklubi, siis see muutus nimi G4S noorteklubiks. See oli selline MTÜ, kes korraldas noortele erinevaid üritusi, sealhulgas noorte malevat. See ei olnud kuidagi seotud siis selle malevaga, mis siin kultuuriosakonna all korraldati, vaid ta oli nagu MTÜ alt eraldi. Ja kuna see oli seotud G4S-iga, siis olid erinevad kohad, kuhu sai minna. Üks nendest oli rannavalve, siis ühel suvel minu arust osad õnnelikud said käia bussikontrollis, sest et G4S tegi bussikontrolle. Ja midagi oli veel. Ma ei mäleta, kas see oli turvateenustega seotud. Ma võin eksida. Midagi seal oli veel. Aga mina sattusin 3 suve rannavalvesse. Malev ei olnud sellises mõttes malev, et meil on nüüd grupp noori ja siis meil on rühmajuht ja siis me teeme tööd ja käime pärast teeme ühistegevusi, vaid me käisime ainult tööl. Ja väidetavalt oli mingid kokkutulekud ka, ma kahjuks ei mäleta nendest midagi, aga võib-olla nad olid ja võib-olla ma isegi osalesin, aga ma ei mäleta. Aga jah, rannavalves ma käisin. Aga mis tööülesanded sul rannavalves olid? No kuna me olime alaealised, siis ilmselgelt meil ei olnud mingit esmaabivõimekust ja kedagi päästa, veest välja tõmmata. Meie peamiselt, ma olin koos sõbrannaga kõik need 3 suve. Koristasime rannalt iga hommik prügi, hoidsime lihtsalt silma peal jooksvalt külastajatel ja et kui peaks juhtuma, et keegi hakkab uppuma, et siis me peame kohe nagu teada andma. Sporti pidime tegema töö ajal, see oli kohustuslik. Ja kui vihma sadas, siis mängisime kaarte või kabet seal ruumis, kus rannavalve on. Vihma sadas väga palju, ma mäletan nagu enamasti neid päevi, kui vihma sadas ja ma ei pidanud seda rannavalve poolt nagu väga palju tegema. Mis tähendab, et te pidite töö ajal sporti tegema? Jah, see on hea küsimus. No
minu arust isegi praegu rannavalve peab kohustuslikus korras, ma jällegi ei tasu nagu 100% minu sõnu praegu tõsiselt võtta, aga olen näinud vähemalt, et tööpäeva jooksul nad jooksevad või teevad mingeid jõuharjutusi ja tol ajal oli ka niimoodi ja kuna meie seal olime tööl, siis me pidime ka päeva jooksul enamasti pidime jooksma mingi tiiru, kui Anne kanali ääres olime, siis äkki oli 1 Anne kanali ring või 2 ja Emajõe ääres oli seal ümber mingi võsa pidi jooksma. Aga see oli kõige õudsem osa sellest päevast. Jah, nagu ma mäletan nagu seda jooksmist kõige eredamalt nendest rannavalveaegadest. Kas sa mäletad, mis ootusega sa läksid malevasse ja kas see siis nagu realiseerus? Ma arvan, et mu ainus ootus oli palka teenida, et kuna meil ei olnud selline maleva grupp ja mingeid ühistegevusi, siis ma neid ei oodanudki, ma lihtsalt läksingi tegelikult taskuraha teenima. Selles mõttes täitus, et taskuraha ma sain, see oli 2 nädalat, 4 tundi päevas, 5 päeva nädalas, ehk siis sealt mingid suuri ulmelisi summasid ei tulnud, aga noorena iga raha, mis sa kuskilt said, oli ju hea saak, nii et selles mõttes nagu need ootused said täidetud. Aga kuidas sa siis jõudsid Tartu Noorte Töömalevani? Jah, läks isegi 10, kui mitte 15 aastat mööda sellest, kui ma ise malevlane olin ja siis lõpetasin ülikooli ja mõtlesin, et võiks erialasele tööle minna. Nägin Tartu Noorsootöökeskuse töökuulutust. Ei otsitud koordinaatorit, vaid otsiti noorsootöötajat minu mäletamist mööda. Ja kandideerisin, olin vestlusel ja siis vestluse ajal mulle pakuti, et tegelikult me otsime maleva koordinaatorit ka, et kas see võiks pakkuda huvi ja ma ütlesin, et jaa, teadmata millele ma jaa ütlen, aga jaa ja siis valitigi mind koordinaatoriks. Kas see esimese maleva kogemus ei aitas sind siis maleva koordinaatoriks saamiseks? Raske öelda, selles mõttes see malev, kus mina käisin, oli ikkagi väga teistsugune sellest malevast, mida me praegu korraldame. Ma ei tea, mis mind aitas. Selles mõttes ma noorena käisin iga suvi peaaegu et tööl. Võib-olla see ikkagi tuli kasuks mingil määral. Ma arvan, et oli 1 või 2 suve, kus ma nagu tööl ei käinud, et miks tasub minna malevasse? Tulevikus võib olla ikkagi kasvu sellest. Aga mis oli sinu roll üldse maleva koordinaatorina? Mis sind võib-olla kõige rohkem üllatas selles töös? Ma arvan, et alguses üllatas kõik, sest minu jaoks oli kõik uus. Ma ei olnud sellist tööd teinud. Minu roll, või maleva koordinaatori roll on maleva koordineerida põhimõtteliselt. Korraldust koordineerida ja maleva suve koordineerida. Ja tulin tööle, hakkasin siis uurima, mida keegi varem on teinud, kes on koordinaator olnud, kõik materjalid, kõik failid, mis oli, ma käisin neid päris pikalt läbi, et aru saada, et mis see töö endast kujutab. Ja kuna tol hetkel juhataja oli ka tulnud uus, ehk siis minu otsene ülemus, siis me hakkasime koos nuputama, mis me nüüd tegema hakkame. Ja jah, kuidagi see malevasuvi sai korraldatud ja see oli veel koroona aeg ka. Ehk siis oli palju lahtiseid otsi ja kas viimase hetkeni tegelikult ei ole 100% kindel, kas toimub ja mis siis saab, kui ei toimu. Aga tegelikult ma arvan, et läks ikkagi päris hästi esimese korra kohta. Üsna tundmatus vees ujudes saime päris hästi hakkama, ma arvan. Jah. Aga kas malev seal tagatubades on sama tore kui malev, mida näevad noored? Ma arvan, et tagatubades on palju igavam. Nagu selles mõttes, see töö ei ole igav, aga kui ma mõtlen nagu noore perspektiivist, siis selline korraldamine, seal on hästi palju sellist bürokraatiat, paberimajandust,
meilide saatmist, kõnede tegemist. Ja see võib-olla ei ole, mõnele noorele kindlasti meeldib, aga ma arvan, enamus noori on neil malevas kindlasti palju toredam, kui seda nagu seal tagatoas korraldada, et ja enamus inimesi ju ei näegi seda suurt tööd, mis sinna taha läheb tegelikult, et jah. Aga kas sa mäletad, mis oli kõige suurem väljakutses sinu jaoks kui maleva koordinaatoril? No ma arvan, et see, mis ma enne mainisin, et ma ei teadnud tegelikult väga mitte midagi. Et ma hakkasin lihtsalt töö käigus nagu õppima rohkem, mis see malev endast kujutab, mis on oluline ära teha, seadused, ma ei tea, inimestele helistamine, võõrastele inimestele helistamine ja nende kõnedele vastamine ja meilid ja see kõik oli minu jaoks nagu täiesti uus. Et kõike ma õppisin. Seda on äge mõelda nüüd üle 5 aasta tagasi ju see kõik oli, et jah. Kas sa oled olnud ka rühmajuht? Kuidas sa sinna jõudsid? Jah, mul õnnestus teha 4 maleva suve niimoodi, et ma ei olnud rühmajuht, aga eelmine suvi, 2025, me siin sellise muudatuse tegime, et noorsootöötajad ja Tartu Noorsootöö Keskuse töötajad saavad ka rühmajuhid olla, kes soovivad. Ja kuidagi ma sinna sattusin endalegi teadmata. Ei, tegelikult nagu ma olin selline varuvariant, aga kuna oli vaja, siis ma lõpuks ikkagi rühmajuhiks sain. Et mul oli kõik kutsetunnistused ja kõik see olemas, et tegi takistust otseselt ju tegelikult ei olnud. Aga mis oli võib-olla alguses kõige keerulisem, et astuda sellesse rolli? Ma arvan, et mind hirmutas see, et kui ma pean olema nagu mitmes rollis suve jooksul, et ma pean tegema rühma, aga samal ajal ma pean olema seal maleva korralduses, maleva koordinaatorile olemas ja samal ajal ma pean olema Anne Noortekeskuse juhataja. Et kuidas ma neid erinevaid töid nagu korraga teen. Ma arvan, et see oli ja on siiamaani võib-olla nagu see kõige suurem küsimus. Aga eelmine suvi sain hakkama, eks siis see suvi saab ka hakkama. Kas sul tuleb pähe kohe mõni eriti vahva seik esimesest malevarühmast? Mis rühmaga tegu oli, mis tööd tegite? Oli lasteaiarühm. Noored olid 2 lasteaias, 2 erinevas lasteaias. Ja meil oli siis sõprusrühm, teine lasteaiarühm, ehk siis me tegelikult kokku kõik need noored olidki erinevates lasteaedades. Ja selles mõttes rühmajuhi roll lasteaiarühmas on üsna väike, nagu töö ajal, et noored toimetavad lasteaedades lasteaiakasvatajate pilgu all, aga minu roll pigem oli seda pärast tööd tegevust koordineerida koos kaasrühmajuhiga ja vaadata, et kõik ikka tööle jõuaks ja et kõik hästi läheks. Et selles mõttes üsna mugav rühm samal ajal töötades nagu teistel ametikohtadel põhimõtteliselt, et see sobis selle tempoga. Et kõik muud asjad tehtud saaksid. Aga milliseid ühistegevusi sa näiteks korraldasid noortele? Ma arvan, et me tegime neid asju, mida me ise koolitustel õpetame teistele, mida on vaja teha, aga kokkasime, käisime võrkpalli mängimas, mis me veel tegime? Mängisime erinevaid mänge, tutvusime, vaatasime filme, üritasime oma embleemiga teha, aga see kuidagi läks aia taha, nii et mul ei olegi oma joki peal oma rühma embleemi. Maleva laulu me tegime ju pärast koos, seda me rühma ajal ei teinud.
Ütleme nii, et kuna kõik noored olid, nad töötasid täiesti erinevates kohtades, siis kuni lõpuni neid ühtseks teha oli ikkagi päris keeruline. Et nad võib-olla ei saanudki lõpuni aru, et nad on ühes rühmas. Mida võtta nagu see aasta siis võib-olla teadlikumalt nagu kuidagi sihiks, et nad on veel rohkem laiali see aasta. Ja 2 nädalat on päris pikk aeg, mille ajal igasuguseid tegevusi teha ja Just, ja me üritasime teha seda, mida noored tahavad. Noored tahavad süüa teha ja chillida ja lihtsalt olla, eks siis tegime seda, mida nad soovisid. Mitte iga päev, aga siin nad meisterdasid või tegid seepe ühel päeval, ma mäletan, neile väga meeldis, nad tegid kõigile sugulastele, sõpradele, endale nii palju seepe, kui mahtus sinna taskusse. Et jah. Vähemalt sporti ei pidanud tegema. No võrkpalli käisime mängimas, aga jah, ega nad ütlesid, et nad ei taha teatejooksu teha. Fotojahti tegime linnas. Aga jah, väga ei tahetud joosta. Ja ümber Anne Kanali ei pidanudki. Ei pidanud, aga see on hea mõte selleks aastaks. maksta kätte enda malevaaegadest mingi jooks ka. Aga selles mõttes rühma alguses juba üks, kui mitte mitu noort ütlesid, et kindlasti ei taha jooksmisega mingeid asju teha. Et pidime seda arvesse võtma. Muidu me oleksime ainult 2 nädalat jooksnud. Nali, ei oleks tegelikult. Sa mainisid, et sa oled ikka seotud malevakorraldusega. Mis roll sul praegu on? See on päris hea küsimus, sest malevastaap, meil on seal erinevad inimesed, kellel on erinevad rollid. Nüüd, kui malevakoordinaator koordineerib malevat, siis need muud teevad muid asju. Aga minu roll on geidil olla, ehk siis malevakoordinaatoril jooksvalt kõiges abis, nii palju kui on vaja. Ja kuidagi on sattunud, et minu vastutada on maleva eelarve ja minu vastutada on malevaga seotud projektid. Mitte kõik, aga maleva just lisarahastuse saamiseks, et nende rohkem minu fookus olnud. Ja aruanded pärast siis, kui kõik need projektid läbi saavad. Nende kirjutamine, ehk siis palju sellist kirjutamist ja Excelitega toimetamist. Aga kuidas sa tunned, kuidas su kõik eelnevad rollid praegust tegutsemist toetavad? Eks ma igalt poolt midagi õpin, aga selles mõttes ma olin koordinaator ikkagi vähe aega. Et ma olin aasta aega vist koordinaator. Et nüüd juhatajana üle 4 aasta ma olen ikkagi palju rohkem õppinud kui koordinaatorina. Aga eks iga aastaga õpid juurde ja iga aasta ikkagi on midagi uut, aga mingid asjad on need, mis korduvad aasta-aastalt ja ma juba tean, et need juhtuvad ja ei ole nii palju mingeid üllatusi, aga samas alati on jälle palju üllatusi ja iga aasta tuleb ikkagi midagi teisiti teha, mis eelmine aasta paremini ei läinud või nii hästi ei läinud. Et jah, eks kõik need 5+ aastat on kuidagi mu teadmisi ja oskusi nagu arendanud, aga alati saab veel paremaks ja veel rohkem teada ja õppida. Aga mis on need tüüpilised probleemid, mis aastast aastasse korduvad malevas? Probleemid, see kõlab nii, nagu meil on ainult probleemid. Aga no klassikaline, kust saada tööandjaid, kuidas tööandjad saada nõusse, et nad näeksid seda väärtust, miks peaks noortele tööd andma. Meie siin malevakorralduses väga hästi teame seda väärtust, aga nagu seda on väga keeruline anda edasi nagu seda mõtet, et see on päriselt oluline. Et oli 5 või 6 malevasuve tagasi sellega probleem, on ka täna sellega probleem, oli sellega enne probleem ja ma arvan, et sellega on ka edasi probleem, aga see ei ole mitte ainult Tartus, et üleüldse. Aga tore on näha, et riigi poolt on ikkagi
üritatakse tegeleda ja võtta seda aina rohkem nagu prioriteediks, et malev on oluline osa noorte töökasvatusest. Jah, no mis probleeme, ma ei taha siin probleemidele keskenduda, rohkem probleeme ei olegi. Väga hästi. Ei, tegelikult kindlasti midagi on, aga ma ei oska praegu nagu välja tuua, see tööandjate asi nagu lihtsalt kõlab iga aasta ja on kogu aeg üleval, et aga kas sul tuleb niimoodi eksprompt kohe pähe mõni võimas suur üllatus, mis on maleva suve jooksul ette tulnud? Maleva suvi ongi üks suur üllatus iseenesest. Nagu mina olin koordinaator siis esimest aastat malevat tegemas ja siis kui tööandja ütles, et reedel ütles, et esmaspäeval enam malevlasi ei oota, aga neil oli seal veel terve nädal jäänud ja sinna pidi veel teine rühm minema, siis oli minu üllatus nagu suur, et mida ma nüüd teen. Nagu mul on veel 20 või ma ei mäleta, 15-20 noort, kes on põhimõtteliselt kohe-kohe minemas ja nad ei ole sinna oodatud. Ja pidigi ära jätma need rühmad. Selle teise rühma jätsime täiesti ära. Et jah, ma ütleks, et nüüd, kui sellest järgnevatel aastatel on hüpanud mõni tööandja alt ära või on plaanid muutunud, et siis see võib-olla ei ole nii alust enam maha löönud, aga too esimene aasta küll see ikka tekitas väga palju stressi. Eks seal on nii palju osapooli ka, keda see mõjutab, et just, ja et me ei oleme nagu lubanud ja me oleme lepingud sõlminud põhimõtteliselt ja kuidas me siis nüüd ütleme, et sorry, aga ei ole enam seda, mida me teile lubasime, et üllatusi on raudselt olnud aastate jooksul, aga ma peaks nagu peas käima kõik need 5 aastat läbi, et need üllatused, halvad üllatused lähevad meelest ära, vaata, et siis aga mõni positiivne üllatus? Positiivsed üllatused lähevad ka meelest ära, ma mõtlen praegu nagu positiivne on lihtsalt see, kui kõik läheb plaanipäraselt või see, mis sa oled näiteks pool aastat kokku pannud, et see päriselt enam-vähem lähebki niimoodi, nagu see sai planeeritud. Et see on alati positiivne. Noorsootöös on väga palju selliseid asju, mis võivad juhtuda järsku, et kui midagi läheb plaanipäraselt, siis see on positiivne üllatus. Aga mida sa sooviksid algajale rühmajuhile? Mida nad kindlasti peaksid teadma enne esimest suve? Et see nädal kuni 3 nädalat sa pead olema valmis reageerima, olema päriselt noortele olemas, et ei ole niimoodi, et noored kuskil teevad ja mind 3 nädalat ei olegi näha või suvane tühistegevused või et sa pead ikkagi olema päriselt asjaga kaasas, noortele olema toeks, neid aitama, suunama, sest et sa oled nii-öelda nagu eeskuju ju sellel ajal ja kui sind näha ei ole või sa ei ole huvitatud, siis ikkagi sellest saadakse aru, noored saavad sellest aru, inimesed su ümber ju tegelikult ikkagi saavad sellest aru. Ehk siis ole valmis selleks, et sa või et sul on see soov, et sa tahad panustada ja sa viitsid tegeleda noortega. Ja veel parem on see, kui sul on hästi palju ägedaid ideid. Kuidas sa arvad, kas rühmjuht võib olla ilma maleva kogemust? Ehk siis rühmjuhiks võib tuimalt ära õppida lihtsalt. Nagu tuupida. No ma tegelikult nagu nende aastate jooksul, mis ma olen siin töötanud, ma olen näinud väga palju neid, kellel on 0 maleva kogemust ja tulevad rühmajuhiks. Aga ja olenevalt inimesest mõnele see ikkagi saab lõpuks takistuseks ja ta ei tulegi võib-olla teist aastat enam. Aga see kindlasti ei ole nüüd see, et okei, sul maleva kogemus puudub, sa rühmajuhiks ei saa. Sest minul ka, nojah, mul oli maleva korralduskogemus, aga
aga maleva kogemus selline, kus mul on rühm noori, selline mul tegelikult ju puudus. Et annab õppida küll, aga endal peab olema viitsimist ja huvi nagu ennast kurssi viia ja jah, kõike saab õppida. Kui sa mõtled kogu oma maleva teekonnale, siis milline õppetund on sind inimesena kõige rohkem kujundanud? Maleva teekonnale. Mina võtan enda maleva teekonda ikkagi sellest ajast, kui ma tulin Tartu Noorsootöö Keskusesse, et see, mis ma seal rannavalves tegin, see oli lihtsalt töökogemus mu jaoks. Aga ma arvan, kõige rohkem on kujundanud mugavustsoonist kogu aeg välja astumine ja iga aasta, mistõttu ma arvan, et nüüd on mu mugavustsoon palju laiem, kui see oli 5 aastat tagasi. Aga ja ma arvan, et see on mind kujundanud päris palju ümber. Kui ma mõtlen endale 5 aastat tagasi ja mina praegu, siis ma olen nagu täiesti teine inimene. Ja ma olen ikka Maarja, aga nagu mingid asjad minu sees on muutunud. Mingid asjad, kuidas ma tööd teen, kuidas ma inimestega suhtlen, kuidas ma inimeste ees võib-olla esinen. Ma ei oleks seda teinud enne Tartu Noorsootöö Keskusesse tööle tulekut, vähemalt niimoodi, nagu ma seda siin olen nüüd juba harjunud tegema. Jah, ma arvan, et see ongi see, mis on kõige rohkem muutunud minus. Kas on midagi, mida sa täna teeksid teistmoodi siis? Või siis alguses või? Jah. Ma arvan, et ma ei oska midagi teistmoodi teha, et kõike ma olen teinud nii, nagu ma olen osanud ja õppinud nendest vigadest siis, mis on valesti läinud ja mis on hästi läinud, ma võtan endaga kaasa, et ma ilmselt ei saa nagu kinni jääda praegu mingisse, et seda ma oleks pidanud tegema teisiti või miks ma niimoodi ütlesin, kuigi ma olen väga selline inimene, kes jääb kinni. Aga ma ei oska praegu küll öelda, et võt seal ma oleks pidanud nüüd olema teistsugune, et ma arvan, et see kõik on oluline tagantjärgi nagu õppetundidena, mis on juhtunud. Kui nüüd veel mõni tööandja mõtleb, kas võtta malevarühma või mitte võtta, siis mis sa soovitaksid neile või miks peaks võtma rühma? Ja miks ei peaks? Nagu selles mõttes ma ei tea, kust see on tekkinud, aga ilmselt need eelarvamused on ju, et noored on aeglased ja lohakad, laisad ja kogemust ei ole, aga kõik need tööandjad olid ise kunagi noored. Ma ei teagi, kui palju, kindlasti oli mõnel nagu väga häid võimalusi, palju võimalusi, kuhu minna tööle. Aga ma arvan, nii mõnigi, kes on praegu kuskil ettevõttes eesotsas võib-olla noorena ka mõtles, kust ma saaksin töökogemust. Et oleks mul vaid olnud nagu keegi, kes oleks seda pakkunud. Et täiskasvanuna me ilmselt unustame ära, et me olime kunagi noored ja kõik, mis me siis tahtsime. Ja et noored ongi täpselt need, kes tulevikus võtavad selle sama ettevõtte või firma ette, kus praegu täiskasvanud töötavad ja hakkavad seda sama tööd tegema. Ja neil on vaja, mida varem see kogemus tuleb, et raha ei kasva puu otsas, mida varem osatakse inimestega suhelda, eriti praegusel ajal, kus COVID on mõjutanud ju väga palju noorte suhtlusoskuseid. Et need on nii olulised oskused ja ma arvan, et see on lihtsalt iga inimese vastutus nagu mõelda sellele, et mis tulevikus nagu saab nendest noortest, kes ma ei tea, 10 aasta pärast juba on meie tööturul ja maksavad makse. Kui tööharjumust ei ole, siis ei ole meil avalikus sektoris töötajaid ja meil ei ole erasektoris töötajaid ja veel vähem neid, kes vabatahtlikult midagi kuskil MTÜ-des teevad, et jah, kuskilt see ju peab alguse saama. Ja miks mitte malevast? Just.
täpselt, sest kui me räägime, et meil on Tartus 30 aastat malev olnud, ma arvan, et see on päris suur hulk noori, kes on ikkagi mingisuguse töökogemuse saanud 30 aasta jooksul ja veel enne seda tegelikult Eesti õpilasmalevas, et kusjuures mingi arvutus tehti, Tallinna õpilasmalev tegi, et 60 aasta jooksul on maleva kaudu olnud mõjutatud sadades tuhandetes Eesti inimesi, kas siis töökogemuse või tööandjana. Et see on nii väikse riigi kohta, kui Eesti on 100 000 inimesed, päris suur hulk tegelikult. Jah, ja ikkagi kui rääkida inimestega, siis malev terminina on tegelikult tuttav. Just, aga kõigil on mingid omad arvamused sellest. Ja. Mainisid 30. Mis sa sooviksid Tartu noorte töömalevale 30. juubeli puhul? No 30 veel, kui on tegijaid, kes seda eest veavad. Ja mina tea, võib-olla 30 aasta pärast on malev mingis teises vormis või mingi teises formaadis. Aga ma loodan, et noortele töökogemuse pakkumine, olgu see siis malevana või mingi muu formaadina, et see jätkub ja saab aina olulisemaks, et head tööd teeme. Ma loodan, et seda tehakse veel edasi. Ja need, kes praegu malevaga seotud on noored, et nemad ka tulevikus on malevaga seotud ja viivad seda traditsiooni edasi siis korraldajatena näiteks või tööandjatena. Jah, nii et Liisa, kui sa kunagi oma firma teed, siis hoia meeles, et pakud tööd. Kindlasti kõik töökohad on malevlastele. Jah, korra aastas tulevad tööle, ülejäänud aasta teed üksi. Jah, väga hea plaan. Aga aitäh, Marja, et jagasid oma kogemusi nii malevlase rühmjuhi kui ka koordinaatorina. Kui soovite rohkem teada Tartu noorte töömaleva tegevustest, leiate meid Instagramist @malevtartu ja Facebookist Tartu noorte töömalev. Kohtumisteni järgmisel episoodil.